Ilmselt olete kuulnud erinevatest kogumisobjektidest, nagu näiteks spordikaardid. Üks kõige kallimatest spordikaartidest oli LeBron James rookie aastal 2003 ning müüdud 5,2 miljoni eest. Tänapäeval selliseid spordikaarte digitaliseeritakse tänu plokiahelale ning tehakse neid NFT-deks. Maailmas, kus kõike digitaalselt saab lõpmatult kopeerida, saab NFT kuuluda ainult ühele isikule tänu sellele ainulaadsetele omadustele ja autentsusele. Digitaalsetel spordikaartidel on palju eelisid. Esimeseks on siis usaldus ja autentsus, teiseks võib nimetada nappus ja kolmandaks juurdepääs ja praktiline väärtus. Füüsilistel spordikaartidel tihti praktilist väärtust ei ole olemas. Digitaalsetel spordikaartidel on võimalik aga seda luua ning minu töö probleem seisnes selles, et kuidas laiendada digitaalsete spordikaartide kasutusvõimalust. Olen loonud Fantasia liiga mängu prototüübi. Fantasia mäng põhineb mängijate päris elu saavutustel. See tähendab, et ma saan panna kokku meeskonna oma lemmikutest mängijatest ning võistelda teiste mängijatega ja teenida punkte vastavalt siis sportlaste päris elu saavutustel. Spordifännidele see tähendab, et neil on võimalik oma lemmikuid toetada, nendesse investeerida ja koguda erinevaid digitaalseid spordikaarte. Samuti ka võistelda teiste fännidega ja võita selle eest auhindu ja uusi kaarte. Spordiklubidel on eesmärk pakkuda nende tööd ja saavutusi digitaliseerida ning saada alternatiivrahastust, kuna 70% käibest läheb just neile toetuseks. Ning kuna see teema ja valdkond on päris värske, siis lähitulevikus ilmselt me näeme väga palju ka arenguid selle suunas.